Issand. Tahaks teada, mis lind see on, mis teeb seda suvelaulu? Nii valjult. Ei see? Jah, ma mõtlengi, et ta on nii... See on täiega kevad. Ta on nagu kevade lind. Ta suvel minu arust ei laula niimoodi. Hommikuti ikka. Paraja lind. See tunne, kui sul on nagu midagi tegemata, vaata, ja siis sa lihtsalt ärkad üles su keha, mingi sul on midagi tegemata. Ja siis ma ärkasin üles ja mul tuli meelde, et ma olin pesnud põhimõtteliselt kõik oma riided ära, et võtta need näkku kaasa, ja ma pidin nagu sõpradega koos järgmine hommik ära minema. Ja siis ma ei olnud neid, pesu oli nagu pestud saanud, aga ma ei olnud neid kujuma pannud. Ja kell 4 hommikul tüpa-tapa läksin siis majja, me olin nagu aiamajas, läksin majja, läksin sinna pesuruumi, käisin veel köögis, võtsin väikse hommikuse snäki, mingi, ma ei tea, pirukad või mis me olime küpsatanud seal just eelmine õhtu. Ja siis võtsin selle ja siis mingi 4 hommikul panin vaikselt riideid, linasid ja asju kuivama seal mingi, see oli suus ja täpselt samasugune hommik oli mingi üli rahulik, siuke linnad laulsid ja ikka. Ja siis, jah. Lahe. Ja siis ma oligi nagu, et ärkasin 4-ast üles. Ma olin mingi 20 minti läks maksimaalselt sellega. Sõin oma piruka ära ja läksin ma voodisse tagasi, nagu mitte midagi ei oleks olnud. Hommikul ärkan, riided on kuivad, kõik on hästi. Saab küll. No see spetsiifiline see peaks olema minu teadmiste järgi hüüp, kes teeb samamoodi heli nagu konnad teevad, nagu kurguga. Kas sa ütlesid selle linna nime või? Hüüp. Ja minu arust, ma pean üle kontrollima, ja ta on veits küürakas ka. No selle kalastamise looga mul seostub see, et kui vahepeal me avaldasime õega soovi minna kaasa hommikuti kala merest või võrke merest välja võtma, siis nad lükkasid seda natuke edasi, me läksime mingi 9 paiku. Ja suvel on 8-9, see on juba nagu päike on suht kõrgel juba. Nii et see oli ikkagi nagu siuke päev, nägi välja nagu siuke päev. Nii et see ei olnud nagu nii romantiline, aga meil oli lahe ikka. Ja siis me olime seal väikses paadis kõik koos. Vanaisa aerutas, vanaema tõmbas võrke välja ja meie Liljaniga korrutasime niimoodi, et kui enne kui esimene kala tuli, siis ütlesime 1 ja siis tuli esimene kala, siis 1, 2. Niimoodi iga kalaga. Ja vahepeal oli ülipikk paus, enne kui järgmine kala tuli ja me lihtsalt korrutasime terve väiksega numbrit. Ja siis ma mäletan, minu jaoks ei olnud nagu oluline saada mingi kõrge numbrini, aga oli nagu üli hea tunne nagu siuke, nagu accomplished, kuidas see nagu võidukas tunne, kui tuli kala, ükskõik mis number see oli. No kui esimene tuli niimoodi, et oli juba tükk aega oli tühja võrku, et esimest kalagi polnud tulnud, vaat siis oli see esimene veel eriti magus, sest siis sa teadsid, et sa jäänud tühjade kätega. Ja siis kõik järgmist olid lihtsalt boonus. Saadan need videod, mul on mingi video kindlasti emale ka, sest et on nagu ma tunnen, et ma olen ta muusa. Nagu, et ta on rääkinud nii paljudest asjadest, mis ta on nagu, millest ta on unistanud, nagu mida ta on näinud kas filmides või et mis nagu teiste inimeste eludes teda nagu hästi inspireerivad või kuidagi, et nagu nii väga tahaks ka sellist kogemust või sellist tunnet või mis iganes. Ja siis nüüd, kui ma nagu enda lugusid rääkinud, mis iganes nagu emotsioonid mul on, kas mingite sõpradega telkimised ja seal nagu hommikuni üleval püsimised ja siis käid vahepeal ujumas ja mängid seal võrkpalli ja jooksed mingi maantee peal ja mida iganes. Ja siis
kuni ma mingis nagu selliste asjadeni välja, mitte et nad oleks väga erinevad, aga ja siis ta on alati nagu mingi, kui hea, vähemalt ta nagu elab läbi minu või nagu naudib läbi minu nende. mu isal on sama. Oh my god. Aitäh, Hanna. Aitäh. Linnulauluga veel koos. I feel alive!